Tänases webinaris ma tutvustan teile Eduteni. Mina olen Maris Kukk. Olen selle Eduteniga tegelenud aastast 2020, aga e-kool siis esindab Eduteni 2019. aastast. Nii et esimesed koolid on alustanud sealt. Eduten on siis matemaatikakeskkond, kus on siis ülesandeid 1. kuni 12. klassini. Tänaseks me saame öelda, et me oleme tõlkinud 1. kuni 9. klassi ülesanded, gümnaasiumi oleme jätnud inglise keelde, aga samas me rõhutame, et 1. klassi ülesanded on sobilikud ka koolieelikutele, nii et see keskkond on sobilik nii lasteaedadele kui ka koolidele. Natukene enne alustamist ma teeksin sellise tähelepaneku, et mitmed õpetajad on ennast registreerinud sooviga, et Eduteni kontot saada, et kui on eduten.com veebilehe aadress, siis kiri läheb lihtsalt soomlastele ja me võime selle info kätte saada väikse viivitusega. Et kindlasti eduten.ee leht ja siin on näiteks registreerimine praegu 16. september on tasuta kasutamine võimalik. Peale seda info siin muutub. Kui nüüd peale seda webinari läheb meelest, et kust midagi on võimalik leida, siis selline aadress nagu help.ekool.eu, ma lähen avalehele, et me oleme esialgu lisanud siia alla ka sellise nupukese või kategooria, lisateenused, Eduten, avada artiklid ja siin on ilusti kõik kenasti teemad olemas, et kuidas õpetaja saaks Eduteni endale ilusti kasutusse võtta, et kirjeldus näiteks õpetaja töölaud, mis sealt on võimalik leida ja kuidas seda infot siis otsida. Et siin lihtsalt klikkida. Loodame, et on abiks. Selle sama juhendi on plaanis panna ka septembrikuu jooksul või ütleme selle sügise jooksul ka Eduteni enda tugileheküljele. Alustades nüüd sisse logimisest. On siin üleval paremas nurgas login nupp. Kõik õpetajad, kes on ennast registreerinud, saavad endale kasutaja nimeks e-posti aadressi. Õpilastel on võimalik valida, kas õpetaja siis otsustab, et kas on kasutaja nimeks e-posti aadress või on lihtsalt kasutaja nimi. Nii, mina login siin sisse. Kasutajana, kui on e-posti aadress, saate sisse logida ka Google'iga või Microsofti kontoga, kui see on seotud, et mis näiteks jällegi lihtsustab seda sisse logimist. Ja selles suhtes, et kui te olete uus õpetaja, esimest korda Eduteni kasutamas, siis teile tuleb selline vaade, et kõigepealt tuleb valida kursus. Siin on tühi kursus, inglise keelt teil ei ole, seda me praktiseerisime, aga tuleb välja, et siin on Ameerika inglise kasutuses, aga meil on briti inglise keel. Matemaatika ülesanded koolieelikutele on siis see lasteaedadele mõeldud. Ja siin väike märguanne, et koolieelikutele ja esimene klass on siis meil kirjutatud trükitähtedest. Et me oleme saanud sellist tagasisidet, et esimese klassi õpilased veel väga kirjatähti ei oska. Et siis oleme sellise vastutuleku teinud. Nii, aga õpetajal ongi selline hea valik, et ta teab, mis klassile annab tundi, näiteks 4. klass. On nüüd 2 varianti eesti keeles ja on Estonia. Estonia sulgudes, kui on, siis on ingliskeelne, aga eesti keeles on siis tõlgitud versioon ja mõlemad on viidud sinna õppekavaga tehtud korrektuur õppekavaga, et siis ütleme nüüd, et 90% on ikkagi õppekavaga vastavuses. Vaheta kursuse nimi. Matemaatika võib maha võtta selleks, et ongi matemaatika ülesanded 4. klass 2022-2023 ja piisab vajutada OK nupp. See lisa kasutajad kursuselt. Kui teie koolis on juba Eduten kasutusel, siis loomulikult siia peale klõpsates. Siin on klassid
kes on nagu teile eelnevalt juba valmis tehtud, kui on näiteks teine, kolmas aasta käsil, või peale punktiirjoont tuleb teie kooli kolleegide nimekirjad, et saate neid õpilasi haarata sealt nimekirjast, aga see on see juhul, kui Eduten on juba eelnevalt ka teil koolis kasutuses olnud. Kui ei, vajutute lihtsalt okei ja ongi kõik. Mina panen tühistan. Ja ma võtan lahti vana kursuse, kus on nagu sellist natuke analüütikat ka juba ees, et ei oleks lihtsalt nulltulemused näitamiseks. Selle kursuse materjalide loomiseks võib minna kuskil 10 sekundit aega, et siis varuge kannatust ja ta tuleb teil kenasti ette. Nii, õppetunnid. Ütleme õpetaja töölaud. Enne õpetaja töölaua juurde minekut ma tegelikult isegi soovitaksin, et kasutajad lisada, ehk siis õpilased, vabandust. Siia peale kõlpsates. Minul on juba siin õpilased olemas, aga ma saan alati täiendada. Samamoodi on ka siin olemas see nupp kopeeri õpilased kursuselt, kui neil on juba konto olemas, et siis neil ei teki sellist topeltkontot, et ühe õpetaja kursusele lähevad ühe kontoga ja teise õpetaja kursusel teisega. Et saavad lihtsalt endal kursusvalikut siit teha. Õpilaste lisamine on lihtne. Lisaõpilasi. Panen siia näiteks õpilasenne. Alati, kui on toimunud koolitus mõnele kooliõpetajatele, siis ma olen saatnud kirja ka, et väga hea, kui õpetajad on tekitanud endale Wordis näiteks nimekirja õpilastest ja siis siia saab ilusti sellise kopeeri kleepimismeetodil üksteise alla lisada. Vajutades järgmine nupp, automaatselt Eduten annab kasutaja nime. Siin on jällegi selline õpetajal 2 varianti, pigem 3 varianti. Kas ta jätab selle sama kasutaja nime, mis Eduten pakub? Kas õpetaja siis kopeerib nimed kasutaja nimeks? Automaatselt nimi muutub väiketähtedeks, et ühik kaob vahel. Ja muidugi, kui siin oleks pikem nimekiri, siis kogu nimekiri siia lisada. Või kui koolil näiteks on õpilaste jaoks loodud e-posti aadressid, siis siia näiteks panna õpilase e-posti aadress. Panen siia sellise mõnusa originaalse e-posti aadressi näidise. Et miks kasutaja nimeks e-posti aadress? See on lihtne põhjus, et kui näiteks õpilasel läheb parool meeles, siis ta saab endale meeldetuletust enda postkasti. Kui näiteks õpetaja tahab õpilasele siin Edutenis sõnumi saata, et näiteks proovi seda ülesannet uuesti, siis õpilane saab teavituse ka postkasti. Ja rääkides sisselogimisest, siis samamoodi, et selline kergem viis, et kas Google'i või Microsofti lingi kaudu sisselogimine. Ma jätan praegu siia selle e-posti aadressi paika ja võtan järgmine. Mis sest, et õpilasele on kasutaja nimi parool ja ta saab sisse logida enda e-posti aadressi parooliga, siis sellegi poolest Eduten teeb ise ka parooli. On valikud lihtne parool, siin taustal näete, et väikse tähega algab sõna ja numbrid, siis on keeruline parool, tulevad mängu suurtähed ja näiteks kui esimene klass võtab kasutusse endale selle Eduteni, siis miks mitte, või lasteaed. Et lasteaial loomulikult nimed näiteks ees- ja perekonnanimi kokku. Et kui ma panen siia kas või sellise väga lihtsa parooli, et eelvaade vajutades, siis kõik need õpilased või nimekiri, kes siin nimede all on või nimede kastis, et neile läheb see parool ABC. Aga see on selline lihtsustatud variant pigem võib-olla kooli eelikutele ja esimesele klassile. Nii, aga ma panen siia lihtne parool. Kui ma vajutan siia lookontot, siis ma teen selle sammu ära, vali kool. Teil sellist varianti ei tule.
ma ütlen siia. E-posti aadressiga pööran tähelepanu ka, et automaatselt, kui loote konto, siis läheb kiri ka postkastiga õpilasele, et saabki ka e-kirjaga õpilasele nagu. Kui juhuslikult siit linnuke ära võtta, siis kiri õpilasel postkasti ei lähe, et see on teie enda otsus, et kas te tahate või ei taha. Kui ma siia jätan, siis põhimõtteliselt õpilane saabki, et mis link, kasutaja nimi ja parool. Vajutan loo. Teile õpetajale tuleb siis see nimekiri ilusti. Laen alla dokumendi ja seda avades ma näen, et see on tavaline PDF, mida ma saan välja printida, ribadeks lõigata ja õpilastele näiteks välja jagada. Ja samas on niimoodi, et kui nüüd siit sulgen, siis tegelikult panete kindlasti tähele, et seesama PDF-fail on teile tulnud postkasti, et selline tagavara koopia. Ütleme niimoodi, et õpilaste lisamine ei ole keeruline, saab hulgim korraga valmis teha. Siin on mul olemas Marri Maasikas ka kenasti ja mingil hetkel ütleme niimoodi, et mitte mingil hetkel, aga kui õpetaja avastab, et on toimunud kirjaviga, siis pliiatsiga saab muuta. Näiteks nimes on kas või viga tekkinud, kui on viga tekkinud nimes, võib-olla juhtunud ka e-posti aadressis kirjaviga, kes teab. Õpetaja saab siin selle pliiatsi alt muuta parooli. Kui on e-kirjaga seotud, ma genereerin uue parooli, panen siit krüstist kinni, saadan e-kirjaga ja kui vajutan salvesta, siis see parool läheb postkasti. Aga praegu mul see postkasti ei lähe selleks, et see ei ole tõene nagu. Nii, Eduten annab võimaluse ka siduda vanemaid, et teada saada, et kuidas tema lapsel läheb. Sellest ei pea minema enda lapse selja taha vaatama või õpetajale kirjutama. Õpetaja sisestab siia vanema nime, e-posti aadressi ja salvestab. Telefoninumbri võib jätta kuhugi kolmandasse keskkonda, et siis aruannet saata, et selline hea ülevaade tekib, et kuidas lapsel läheb ja kas lapsel nagu motivatsioon on. Ja kui mingisugune muudatus teha, siis see alumine roheline nupp salvesta on see, mis muudab kenasti ära, uuendab info. Panen siit krüstist kinni, sulge. Ja ütleme niimoodi, et kui õpilane lahkub, vahetab kooli või klassi, siis loomulikult õpetaja eemaldab ka ta enda klassi nimekirjast. Et nii lihtne ta ongi. Kui te teate juhuslikult, et mõni õpilane ongi selline tugevam või on selline nõrgem, et kas ta vajab boonusülesandeid või soojendusülesandeid, et siis siin te saate määrata ära, et lihtsalt kiire klõpsuga siia märke ruutu. Ja kui mingil hetkel enam ei vaja, siis samamoodi siin kasutajate juures saate selle maha võtta. Pärast näitan ka, et kuidas õpetajal töölauale tuleb selline märguanne, et millisele õpilasele võiks lisada juurde näiteks lisaülesanded, ehk siis hästi lihtsaid või hästi keerulisi. Ja muidugi Eduten näitab teile ette ka, et kes võiks nagu sealt õpiedukuse graafikust, et kellel võiks midagi juurde veel lisada. Et saate enda sisetunnet nagu proovida või katsetada. Muuda kõik paroolid. See on hiireklõpsuga, et kogu klassile kas kerge või raske parool, genereerida uus, saate PDF-faili endale alla laadida ja õpilastele välja jagada. Aga kui te tahate, et kõigil oleks üks ja sama, siis on lihtsalt see pliiatsi oskus vajutada ja saate kõigile üks ja sama parool. Siin on mõned ülesanded, mõned nupud mul veel, mida teile pruugi olla. Näiteks Eduta kõik õpetajateks, et kuna mul on see administraatori õigused, et siis mul on neid rohkem, et sellepärast ei tasu nagu hakata otsima lisa. Abiõpetaja. Abiõpetaja rolli lisamise võimalus on ka siin Edutenis olemas. Mõnele klassile on lisatud abiõpetaja juba ametlikult juurde, aga mõnes väiksemas koolis on tehtud sellist varianti, et
abiõpetaja, näiteks kooli haridustehnoloog või siis pikapäevaõpetaja, kes aitab peale tunde õpilasel neid ülesandeid suunata, lahendama ja vaadata, kuidas läheb. Aga abiõpetaja roll on siis see, et tehakse talle nii-öelda kursusele kutse. Ma loodan, et ma võin enda kolleegi meiliaadressi kasutada, et ma pean kontrollima, kas tal on konto olemas. Jah, on leitud see õpetaja, kui ma panen salvesta, siis ma panen praegu tühista, tema nimi tekib siia alla ja kui ta sisse logib, siis ta saab ka endal 3. klassi nii-öelda kursuse ette võtta. Ta saab vaadata, et kuidas klassil läheb, kes seal õpilased on. Ta saab ka ette valmistada tunde ja siis võib-olla selline hea ülevaade, et võib-olla mõnda õpilast suunata rohkem midagi uuesti tegema või et seletada lahti, et kuidas see miski käib. Aga jah, selleks peab ka sellel abiõpetajal olema kasutajakonto Edutenis. Ja neid kasutajakontosid siis saate sealt eduten.ee lehelt anda märku, et soovite. Kuidas lasteaias toimida? Lasteaias on ju õpetaja, siis on abiõpetaja. Et ütleme, õpetaja teeb valmis ja lisab siis teise õpetaja ka siia abiõpetajaks ja siis nad kahekesi saavad seal toimetada. Siiamaani lasteaedades on toimunud ikkagi ülesannete lahendamine, kas näiteks üks ühele, et laps on kõrval ja siis õpetaja aitab või on 3 last, et punkt 1, et kas nad oskavad lugeda. Teiseks, et kas on lasteaial vahendeid olemas, et rohkem lapsi panna. Ja praegu on ilusad ilmad, et võib-olla õpetajad on üldse lastega rohkem veel õues, et siis ka kõik oleneb see ajastus, et kuidas neil päevagraafik on tehtud. Nii, ma arvan, et õpilaste koha pealt ma olen kõik rääkinud, kustutamisest ma ei rääkinud. Ja juhul, kui õppeaasta jooksul õpilane tuleb juurde, siis loomulikult saate õpilasi lisada ka kas või ühe kaupa, et see võimalus on olemas. Eduteni töölauale minnes saab õpetaja minna 2 viisi, kas majale klikkides või siis siia Eduteni logole. Et mõlemad viivad siia samma tulemusse ja kui esimest korda sisse logite ja enda kursusel töölauale lähete, siis õppetundide aken on võib-olla selline pisikene, et need 2 noolt kenasti aitavad selle suurema akna ette tekitada. Nendest õppetundidest ehk nädala ülesannetest võiks mainida nii palju, et igal nädalal on võimalik kindlasti 25 ülesannet õpilastele määrata. Nii palju saan öelda, et igas ülesandes on 5–10 ülesannet, tehet, et see ports on siis nädala peale, mitte 1 tunniks, vaid õpilane saab ise, näiteks koolis alustab ülesannete lahendamist ja kui koolis ei jõua valmis, siis nad lõpetavad selle lihtsalt kodus. Ja ütleme niimoodi, et kuskil 20 ülesannet tehes aktiivõppe meetodis on kenasti 45 minutiga lahendatavad. Aga loomulikult siin on jällegi sellised, kuidas ma ütlen nüüd, et on ka selliseid teisi teid, et kui rääkida koolieelikutest, siis neil seda reeglit ei saa järgida, et 45 minutit, et saavad valmis. Ja kindlasti õpetajana kindlasti teate, et kui palju esialgu anda esimestel tundidel ja siis kas seda ülesannete arvu suurendada. Et lasteaedadele miks mitte esialgu kas või 5-10 ülesannet ja võib-olla esimesele klassile, kui nad nüüd 1. septembril tulevad, et siis ja mõned on nii, ma arvan, et võib-olla esimest korda arvutid, aga et loomulikult ka anda kuskil 10 ülesannet ja saate vaadata, kuidas neil läheb. Milliseid ülesandeid nüüd anda ja millisel teemal anda? No kui siin vaadata, siis neid õppetunde on hästi palju. Minu arust 3. klassil oli vist ka ilusti 35 nädala ülesanded
olemas nädalaülesanded ehk õppetunnid. Et kui ma siin otsin õppetundi, kolmandas klassis on kindlasti korrutamine, et siin kuvatakse kõik korrutamise teemal ülesanded või õppetunnid ette ja juhul, kui miskit jääb teil veel puudu, siis siin allpool on näiteks ülesandeid või õppetunde teistest klassidest. Ringi sees olev number näitab, mis klassi omad on. Et siia allapoole minnes me näeme ka, et 9. klass on käigus. Gümnaasiumi osa nüüd tuleb inglise keeles, et siis 10, 11, 12, eks ole. Ja kui midagi pakub huvi, siis miks mitte vajutage kopeeri. Ma panen siia näiteks suured arvud, nii kirjalik kordamine ja jagamine. Panen kopeeri 4. klassi teema. Kuigi jah. Võib-olla õppeaasta alguses on pigem teise klassi nii-öelda kordamisteemat haarata. Aga jällegi, näitan teile selle põhimõtte ära või selle süsteemi, et iga kopeeritud õppetund lisatakse teile nimekirja lõppu. Kui nüüd tahate vaadata, et mis seal sees on, klõpsate siia õppetunni peale, võtate lahti siin paremal pool õppetunni ülesanded ja siin te näete, et on võimalik seda õppetundi linkida, muuta, kopeerida, et näed, sellised variandid on ja pigem tähelepanu on siin, et on 3 kategoorias ülesanded, mis lähevad kõikidele õpilastele klassis kasutusse, et kõik need ülesanded, mis on sinise silmaga, on põhimõtteliselt õpilastele avatud ja nad saavad neid lahendada. Kui te arvate, et mõni ülesanne võib jääda peidetuks, mida õpilane siis ei saa lahendada, siis vajutate lihtsalt sinise silma peale ja automaatselt muutub halliks. Kuidas nüüd teha seda sellist vahet, et mida anda lahendada, mida mitte? Lihtsalt testite läbi, klõpsate ülesande peale. Mingil hetkel õpilasel tuleb ka selline küsimus, et mis raskusastet ülesandele soovite. Kas väga kerget, raskemat või selline normaaltasandil, et siin õpilane peaks ise teadma, et milline on temale nagu selline sobiv. Muidugi, kui ta valib enda jaoks liiga rasked ülesanded või liiga raske taseme, siis võib juhtuda, et tal tuleb rohkem valesid vastuseid ja ta jääbki enda ülesannetega hätta. Ja kui ta valib liiga lihtsad enda jaoks, et siis ei teki selline edutee ja ei õpi midagi pingutades juurde. Ja see, et siin see keskmine mul vilgub, see ei tähenda seda, et see on minule sobilik. Mina tean, et kui mina rasket ei vali, siis edutine ütleb, et liiga lihtsalt tahad läbi saada. Õpetajana nüüd põhimõtteliselt vaatate, et mis laadi see ülesanne on. Siin panete tähele või näete, et mitu tehet selles ülesandes on, 5 tehet, eks ole. Te võite seda arvurida siin jätkata, et kui see numbritabloo on siin suletud, siis saate klaviatuurilt neid numbreid sisestada. Kui aga soovite numbritablood tagasi, siis saate siit neid numbreid sisestada. Ja kui nüüd on jutt, et tahvelarvutist, siis tahvelarvutis on ka need ülesanded ütleks kasutatavad, et saate proovida, katsetada ja siis võib-olla otsustada, et mis versioon jääb, kas tahvli versioon või arvuti. Aga muidugi arvuti juures on see, et õpilane saaks endale hiiretunnetust ja klaviatuuri sisestust, et näed, seal on need omad nüansid. Kui arvate, et see ülesanne on sobilik, jätate silma avatuks ja liigute edasi. Kui aga arvate, et see on liiga lihtne, näed, ei ole vaja, vajutate silma peale ja liigute edasi. Kui tahate teada, et mis need teised tehted siin on, loomulikult võite siit kontrollida vastuseid, järgmine küsimus. Saate vaadata enam-vähem, et mis laadi nad on. Siin on isegi see, et näita õiget vastust.
et niimoodi läbi käia, et siin on meil olnud ka tagasiside, et miks õpetaja peab sisestama, tegelikult ei pea, aga lihtsalt siis tal tuleb mõnesse tabelisse ka nii-öelda enda tulemused niimoodi, et õpetaja on raskustes. Ja kui õpilane vastab valesti, siis ta on punane, see tehe, ja sinine märgib ära, et on nagu antud tehe käigus ja kui oleks see tehe, tähendab number siis roheline, et siis on õige vastus. Ja õpilase koha pealt jälle ütlen, et ta saab alustada seda ülesannet alati uuesti ja õpetajale kuvatakse analüütikas ka, et mitu korda ta seda ülesannet on teinud, mis tal esimesel korral vastused olid, mis tal teisel korral oli vastused. Mõni ülesanne on tehtud ka õpilase poolt 10 korda ja alati täis tulemus. Miks ta seda on teinud? Vot, ei oska öelda. Nii, aga sellest rääkisime, kirjeldamine. Siin läheb natuke keeruliseks, aga kuidas see paigutus siin on? Kusjuures peaks mainima, et nad on midagi edusammu teinud, et numbritabloo ei pea olema suletud, klaviatuur ilusti töötas. Ja kirjeldada arvutamine meetod 1, meetod 2 ja peast arvutamine. Meetod 2 on meie, ma kohe kontrollin, ja oli meie nii-öelda kirjaliku jagamise süsteem või meetod. Kui ma siit võtan meetod 1, siis see pidi olema rohkem soomlastel kasutuses ja peast arvutamine, see pidi minema sinna rohkem Leedu kanti, et jagamise suhtes on soovitud selliseid võimalusi, aga selle koha pealt ütlen jällegi, et kui on kirjalik jagamine nii-öelda see meetod 2, siis õpetaja näeb ka kenasti, et kuidas see arvud siia üksteise alla on paigutatud, et selline hea ülevaade ja võib-olla kui on vastus vale, siis õpetaja saab viidata, et võib-olla kus kohas on õpilane eksinud. Nii et lähen siit edasi. Liitmine on samamoodi. Vali õige märk. Vihjega on see, et õpilane minu teada mõned punktid kaotab, kui ta ei hakka arvutama ja siin ta peab siis valima selle, et mis on õige märk, et selline hea mõtlemise koht, mitte mõtlemise koht, aga jah, selline hea ajude ragistamine. Aga ma lõpetan siin testimise. Õpetajana löön käega patsu. Mis on teil nüüd see eesmärk nende testimisega, et kõik need ülesanded läbi käia, vaadata, et mida anda õpilastele lahendada, mida mitte. Näiteks jätkaarvu rida, suured arvud, selle ma peitsin ja siin ta on ilusti halli silmaga ka. Mina tegin küll mõned ülesanded, nüüd testisin läbi, aga põhimõtteliselt on niimoodi, et käite kogu selle ringi, kõik need ülesanded ära, soojendusülesandest, siis ülesande kategooriast ja boonusülesannetest. Ja kui mingil hetkel avastate, et te olete nagu ringi täis saanud, minu teada vist veel ei tule märguannet, et olete kõik läbi testinud, et siis lööte ka käele patsu ja testimine on lõpetatud. Mäletate, kasutate juures õpilaste tagasi, paremal pool oli võimalik määrata, et kellele siis anda soojendusülesanded ehk siis lihtsamad ja kellele boonusülesanded. Et siin igas õppetunnis ülesandede nimekirjas siis saategi määrata ära, et ütleme näiteks värvitud täht on, et liiguta soojendusülesande kategooriasse, et kui ta on liiga lihtne, no ütleme see jätkaarvu rida, suured arvud, see, mille ma teen avalikuks ja annan selliseks soojendusülesandeks. Ja kui mõni ülesanne on jällegi liiga keeruline, et siis ma teen ta liiga keeruline kogu klassile, et ma teen ta avalikuks ja liigutan ta siis sinna boonusülesannetesse. Et ütleme niimoodi, et see trofee, mida õpilane saavutab, kui ta on vähemalt 50% õigesti vastanud, tuleb nende ülesannete pealt.
kui juhuslikult õpetaja on määranud näiteks talle boonusülesanded, ta teeb ennem boonusülesanded ära ja siis teeb mingi osa ka põhiülesannetest ja vaatab, et ahah, ma sain näiteks kuldtrofee kätte, siis võib juhtuda niimoodi, et kui mingil hetkel õpetaja võtab selle boonusülesannete linnukese ära, siis tema trofee ka langeb. Selleks, et tal ei ole siin selles kategoorias 50% õigesti kõik tehtud, vaid oli kõigepealt boonusülesannetesse mindud. Ütleme niimoodi, et eduteni suundumus on see, et kõigepealt teha need ülesanded põhiülesande juurest ära, mis on õpetaja määranud ja lisaülesanded on siis see, et mida saab hiljem nagu juurde teha. Heliga ülesannete juures meil on selline info, et me ei ole helisid 15 -2 tõlkinud, et siin ütleb tehte ette, eks ole, ja siis õpilane peab vastama ainult siia kirjutades, et mis see vastus on. Et sellised ülesanded, kui inglise keel ei ole selge, et me lihtsalt teeme ettepaneku, et praegu peita. Kas ma läksin teise õppetundi? Aga jah, aga kui õpilane saab inglise keelest aru, siis loomulikult saab seda kenasti anda lahendada ja las ta prooviga püsib. Loomulikult siin boonusülesannetes või soojenduses on ka ju võimalik teatud ülesanded määrata kõikidele õpilastele ehk siis ülesannete kategooriasse. Et see, mis edutena on vaikimisi määranud, et mis on avatud silmaga või peidetud silmaga või et näed, mis kategoorias ülesannetest ta on. Et see ei ole nüüd see kõige raudreegel, õpetaja saab siin ilusti kohandada või paika seada, et kuidas enda klassil mugavam. Selline ketike siia peale vajutades saate linki kopeerida päevikusse, kodutööks jagada näiteks ja õpilane logib sisse, saab automaatselt siia sellesse õppetundi. Limiidid ütleb selle koha pealt, et klassis võib-olla ei ole kõik õpilased sellised, võib-olla klassis on ka sellised väga nõrkasid õpilased, kellele määrata veel madalamad protsendid. Et näiteks personaalsed limiidid, lisan siia õpilase, saan enda klassi nimekirja, ootan praegu enda kõige noorema lapse, vajutan siia okei ja miks mitte kas või lihtsustatud õppekava õpilasele tema nii-öelda protsendid siia määrata, et mis talle on seatud siis kooli poolt, et pronks näiteks 3, hõbe 4, kuld on 5 hindele ja teemant siis näiteks 5+, et väga edukalt, et näed, tema saaks ka seda võidurõõmu, et said trofee kätte. Et kui koolis tavaliselt on hinnetega, algklassides on muidugi kirjeldhindamine, kujundav hindamine, rohkem käiku läinud koolides, siis edutenis on see, et sinu eesmärk ei ole kõik ülesanded ära teha, püüa vähemalt pronkstrofee kätte saada. Ja kui neid õpilasi on klassis rohkem, siis loomulikult saab siia lisada neid õpilasi ükshaaval juurde, et näed, muidugi siia see protsent ka siis muuta ükshaaval need. Mina panen praegu siit tühista, siit panen sulge. Ja ütleme niimoodi, et kui need ülesanded on mul läbi vaadatud ja need valikud tehtud, et mis anda lahendada, mida mitte ja millised on need lisaülesanded, siis liigun siia ülespoole, õppetunni nimetus, avan silma. Õpilased logivad sisse, kes on minu kursusel. Nad näevad, et uus ülesanne on avatud. Lipu võin panna külge. Et siis on selline märgistus ka, neil on hea vaade, et ahah, sellega ma pean tegelema. Et see on selline esmane, aga teisi siis ta saab näiteks enda tulemust parandada. See mehike on nüüd selline lugu, et kui ma õpetaja vajutab kogemata kas või sinna peale, siis õpilasel tuleb siia õppetundi sisenedes selline märguanne, et sisesta enda
meeskonnakaaslane, et kellega hakata neid ülesandeid lahendama koos. Et üks õpilane lahendab ülesande ära, siis punktid lähevad mõlemale. No, et see on selline koostöö tegemise koht, et võite proovida, vaadata, kuidas toimib ja ütleme niimoodi, et muuda all on võimalik isegi määrata, et kui suur on see grupi suurus. Et kui on rohkem ülesandeid seal, näiteks kas või mingisugune trimester või mingisugune teema kokkuvõte, 100 ülesannet, õpetaja on ise kokku komplekteerinud, siis miks mitte koostöös 3-4 õpilasega. Aga kui seda koostöömeetodit ei soovi, siis vajutada siia mehikeste peale, muutub 1 mehikeseks ja iga õpilane saab ise teha neid ülesandeid ja õpetajal on ka hea ülevaade, kuidas kellelgi läheb. Nii, aga ma lähen töölauale tagasi, selleks, et ülesannete koha pealt on mainitud. Ja kui me siin õppetundide juures nüüd keerime alla, siis loomulikult siin on see uue nädala õppetund. Lipp ei ole külge jäänud, kas ma siis vajutasin topelt. Ja minu soovitus või ütleme Edutini soovitus on, et see avatud õppetunnid kõik lihtsalt liigutada ülespoole, et endal oleks ka hea vaade, millised ülesanded on õpilastele antud lahendada, millised veel ei ole. Ehk siis need, mis on silmaga suletud, need veel ei ole. See keerimine on siin üpreski tüüp, aga seda juhtub harva, kui on vaja täitsa lõpust kerida. Nii. Õppetundide juures on ka sellised 3 punkti. Räägin need ka läbi. Lisasisu. Kui arvate, et näiteks teisest klassist te ei mäleta täpselt, mis see sõnaotsing oleks, et leida teatud teema kordamiseks üles, kerite siit alla, te näete kogu teise klassi nii-öelda ülesanded. No, kella tundmine ja kordamine. Vajutades kopeeri, saate selle õppetunni endale 3. klassi nii-öelda materjalid ja hulka jälle sinna nimekirja lõppu. Ja siin te näete ilusti ka, et mitu ülesannet seal nädala ülesannetes on, et on selline hea valik, et mida anda lahendada, mida mitte. Ja rääkides nendest lisaülesandest, ma pigem ütleks niimoodi, et need lisaülesanded ei ole kohustus, vaid need on võimalused. Et kohustus on pigem see, et nad lahendaks need põhiülesanded ära. Ja selle teise klassi juurest välja minnes maja peale saate jällegi valida näiteks 4. klassist midagi juurde või üldse 1. klassist, kes teab. Ja kui ma panen siit sulge, siis ma saan enda 3. klassi nii-öelda töölauale. Seaded. Kui ennem olid limiidid kindlas õppetunnis, siis siin õppetunni seadetes saate määrata, et need limiidid, personaalsed limiidid rakenduvad kõikidele nende õppetundidele teatud õpilasele. Et siis lihtsalt määrata siin jällegi need sammud, et kellele see madalam protsent käiku läheks. Et see on selline võimalus, mis on tegelikult kenasti käiku läinud ja need nõrgemad õpilased on ka edu elamust saanud. Nii, ja 3. on siin 3 punkti all, siis punktmenü all otsing, et see on see põhimõtteliselt sama, mis siin õppetunni ees on olemas. Et ülesannete valik või õppetundide valik on siis selline, mis teile näitasin, kuidas see õpilasel välja näeb. Kindlasti õpetaja tahaks seda vaadata ja tavaliselt, mõned juhud on ka olnud niimoodi, kus õpetaja teeb endale isiklikku kontot õpilase rolliga. Seda tegema ei pea, selleks, et õpetaja vajutab enda nime tähele ja valib õpilase vaade. Ja siin siis on näha kõik, et kenasti on see lisatud õppetund siin nimekirjas olemas, lipp on küljes, punane täpp tähendab seda, et ta ei ole veel alustanud. Kui õpilane või ütleme, õpilane saab ka vaadata, et kuidas tal see õppetund on läinud, et milline trofee on siin olemas.
et need on, ütleme, et isegi pronks on väga hea. Kui on kollane, siis tähendab seda, et on alustatud. Kui ma siia peale klikin, siis on näha, et mitu punkti on selles õppetundis saadud, milline on see maksimumarv ja kui palju on veel näiteks pronkstrofeest puudu. Roheline tähendab seda, et vähemalt 50% punkte on sellest ülesandest kätte saadud, ehk siis ütleme, siin on 18 punkti 30-st, et näed, läheb juba roheliseks. Kui on alle 15 punkti, siis on ta veel roosa, et näed, ta võiks veel nagu proovida, võib-olla vajab õpetaja tuge konsulteerimisel, mis neid variante on mitu. Aga pigem vältida seda, et ülesannet ei ole üldse tehtud, üldse avatudki, et et siis saaks õpilast suunata, et ole hea ja mine lahenda, et kindlasti sa saad endale parema tulemuse kui 164 punkti ainult, et eesmärk on ikkagi saada vähemalt pronkstrofee. Ja siit näete ka, et millised need ülesanded see kõik on. Õpilane vajutab töölaua minekuks siia Edutini logole. Mõned ülesanded on lukus. See on see, et siis ta enam neid lahendada ei saa. Tähendab seda versiooni ta saab lahendada, aga tema tulemus siis kirja ei lähe. Mõned õppetunnid on võimalik fikseerida kuupäevaliselt, et vot selle kellaajani, selle kuupäevani saab ainult lahendada ja ongi kõik. Või kui on kontrolltöö, et siis õpilane näeb enda tulemust ainult siis, kui õpetaja on tema tulemused avalikustanud ja on kahte varianti, kas fikseeritud kuupäeva ja kellaajaga on see kontrolltöö avatud või kui õpilane läheb sinna kontrolltöösse, vot siis ajaline limiit hakkab 45 minutit ja siis hiljem ta enam ülesandeid ei saa lahendada ja ta näeb ainult enda tulemused, kuidas ta on vastanud. Siin ma näen, et ma ei ole seda kontrolltööd üldse teinud ja jah. Aga põhimõtteliselt siin kirjalik liitmine, võtan ülesande lahti, kui ma saan rohkem kui 6 punkti, siis loomulikult parem tulemus läheb kirja ja võib-olla saan enda tulemust ka parandada, et sellised võimalused on õpilasel olemas. Siin ta näeb ka, et mitu trofeed on ta kätte saanud, 2 pronkstrofeed. Ja siin peaks mainima, et see süsteem on mõeldud sedasi, et mitte 2 õppetunni kohta ei ole seda pronkstrofeed, vaid me näeme, et ühe trofeega on ta läinud ka edasi kullani. Et siin on ka näha, et üks on jäänud pronksitasemele ja teine on liikunud edasi selline parema trofee juurde, et selline eduelamus või edasipürgimus on näha samm-sammult trepist üles. Ja aktiivsusnädalate vaates näeb õpilane ka endale, et mis nädalal siis ta oli selline tublim, aktiivsem. Täna on 34. nädal. Või on see juba varasem? Igatahes jah, et ma tean, et ma täna mingisuguseid ülesandeid tegin selle webinari jaoks, aga muidu on siin olnud selline vaiksem tasapind. Nii, mida ma tahaks ülesannete juures tähelepanu pöörata? Kui ma olen kas õpilane või ma olen õpetaja ja võib juhtuda, et näiteks kõrgemates, vanemates klassides on jäänud mingisugune tõlge võib-olla tegemata. Me selle suvega lisasime 8. ja 9. klassi neid ülesandeid juurde, et täiustasime ja võib juhtuda, et mõni jäi võib-olla 2 silma vahele tõlkimisega. Et väga hea, kui saate meile anda märguannet või näiteks Edutel loeb õige vastuse valeks, et ülesanne on teil avatud. Enda nime tähe peale vajutades, tagasiside ja õpetajal läheb automaatselt teate probleemist, et see tuleb meile, aga kui on õpilase vaates, siis on siin vasakpoolne variant, mis on vaikimisi aktiivne, et küsi õpetajalt või teine variant, et teate probleemist. Siia kirjutades näiteks, et oleks vaja vaadata vastus üle või siis, et tõlkimist saada nuppu, saan mina selle kirja automaatselt kätte ja esimesel võimalusel kiiremad
lahendused me saame teha samal päeval, aga võib juhtuda, et mõni ülesanne võtab aega mitu päeva, et siis on vaja keskkonda natukene uuendada. Et see on natuke selline pikem protsess, aga neid on olnud vähe. Ja kui me siin juba selles sõnumites oleme, siit sellest tagasi õppetundi ja ma lähen õpetaja vaatesse ka. Et kuidas õpetaja saab õpilastele saata sõnumi on näiteks jutumuni peale vajutades uus sõnum, kirjutasin õpilastele. Kui ma panen siia näiteks, mul oli vist marrimaasikas. Juba läks siia kirja. Et kui ma siia kirjutan, saan saata ka pilti. Saada nuppu vajutades, temal tuleb jutumulli juurde siia pisikene number roosas tärnis, et siis ta saab teile siia ka vastata ja miks mitte kas või linki jagada, et selles õppetunnis on näiteks mõned ülesanded lahendamata. Või kui soovite saata kogu kursusele, seda kirja saata, sõnumit saata, et siis on see linnuke sinna märke ruutu. Aga kiri läheb ainult sel juhul õpilaseni postkasti, kui kasutajale on määratud ka e-posti aadress. Kui on ainult ees- ja perekonnanimi kasutaja nimeks, siis tal tuleb sõnum siia samma ja saate ainult edutamist suhelda. Aga ma arvan, et Eestis on nii mitmeid kohti, et kus õpilastega suhelda. Meil on ju väga head päevikud, kus pidada vestlust õpilastega või teateid saata, et selles probleemi ei ole. Et see vestlus oli pigem mõeldud sinna lõunariikidesse. Kui me nüüd vaatame, tahaks teada, kuidas lastel on läinud, klassil on läinud ülesannete lahendamisega. Ma valin välja selle õppetunni, mis on antud lahendada nädalaks ajaks. Klõpsan selle õppetunni nimetuse peale, automaatselt muutub siin see nimetus, vaata tähele, vajutan aeg ja kellad, info muutub. Nii võtsin kordustabeli kordamine 1–5 tagasi. Õppetunni ülesanded oli see, kus ma saan siis minna neid ülesandeid vaatama, et teha valikut, mida anda lahendada, mida mitte. Õppetunni analüütikast me jõuame, aga siin trofeede juures siis näen, et selle õppetunni juures, millised trofeed on juba kätte saadud. Kurva näo all ütleks niimoodi, et mida väiksem number see on, seda parem. Et eesmärk on saada vähemalt pronks-trofee. Kui ma klikin trofee või selle õnnetu näo peale, siis ma näen ka, et kes see trofee saaja on. Ja loomulikult, kui aeg ja kellad võtta, siin on paremad tulemused, eks ole. Pronks-trofee on siin näiteks Õnnela Kukk. Vaatame, kas ta, kuldtrofee sai ka, kes teemandi sai, saigi Õnnela. Selle trofee väljalugemisega on võimalik vaadata ka siit sellest õpilase püüdlikkusest. Et need püstised kriipsud, mis siin on, need kujutavad ennast trofeede nii-öelda asukohti. Et kui see joon on ületatud, siis õpilane sai selle trofee kätte. Ja siin mulle tundub, et jah, see ongi see juba hõbekarikast ka kenasti olemas, et keegi ei jäänud pronks-trofee peale. Sellest tabelist, kui sinna punktikese peale minna, näeb, kes see õpilane on. Õpetaja on ka siin nimekirjas, kui ta on ülesanded lahendamas. Roheline mumm on siis see, et õpilane saab väga hästi hakkama ja õpetaja ei pea muret tundma. Sinine mumm tähendab seda, et ta saab kenasti hakkama, aga mitte nii suurepäraselt kui see roheline. Oranž vajab abi, võib-olla võib vaadata, et kuidas tal läheb ja punane kindlasti õpetaja võiks sekkuda, et näha, et abistada ülesandeid lahendama. Selles suhtes, et edutana selekteerib ilusti välja, et kuidas kellelgi õpilasel läheb. Aga lilla mumm on ka veel, et temal on see staatus, et läheb kaua aega. Aga samas, kui õpilane ongi aeglasem ja
aga ta saab enda ülesannete lahendamisega hakkama, siis ei ole hullu. Samas jälle, kui õpetaja teab, et see õpilane on päris nutikas, siis jällegi saab uurida, mis sa teed. Mõni õpilane on käinud koeraga jalutamas, ilusti õpetajale üles tunnistanud. Sellest tabelist saab nii palju ka veel öelda, kui need mummukad on siin regressioonijoone all ja siin paremal pool, siis võib vaadata, et äkki õpilasele lisada boonusülesandeid juurde, et ta saab kiiresti hakkama ja õigete tulemustega. Kõik oleneb jälle see, et mis trofee on käes, eks ole. Ja kui tema õpilane hakkab siia regressiooni peale jääma ja siia algusesse vasakpoolde, siis tal kulub palju aega, et võib pigem soojendusülesandeid anda juurde, et siis nagu töökäik läheb sujuvamalt. Ja ütleme niimoodi, et kui mummukad jäävad siia üpreski regressioonijoone alla, et siis jällegi see, et ta ei ole neid ülesandeid lahendanud, et pigem suunata, et ole hea, mine lahendama, et seda on võimalik siit välja lugeda ja minu arust need piltlikud graafikud on väga head süvenemiseks ja õpilasega kontakti võtta, et punased mummud ja oranžikad on sellised mõnusad ka, et võiks jälgida. Õppevoos annab eduteen märku, kui õpilased on juba ülesandid lahendanud, et kas kellelegi võiks näiteks lisada lisaülesandeid. Õpetajana saate kas nõustuda või sellest soovitusest loobuda, kui juhuslikult emma-kumma variandi teete ja pärast mõtlete ümber, siis siin kasutajate juures saate alati selle muudatuse teha, kas kui olete juurde lisanud, et nad siis maha võtta. Et seda siin saate selliselt jälgida. Ja loomulikult peab siin selline ülevaade ka, et kes õpilane mis teemal ja mis ajahetkel on saanud mingisugused trofee, et kas seda jälgite või mitte, et see on teie enda otsustada. Viimane tegevus annab sellise hea võimaluse, et seda õppetundi on käinud lahendamas mis ajahetkel, kes ja kui on kriips, siis nemad ei ole üldse käinud. Kui ma võtan jälle kogu kursus, siis on see, et ainult Mari Maasikas ei ole käinud lahendamas. Siin Hugo on näiteks 7 kuud tagasi käinud, et siit õpetajana saate jälle öelda, et ole hea, see ei ole käinud, mine lahendama või et lahenda veel selleks, et trofee käes veel ei ole. Ja loomulikult miks mitte uurida, et millest on tekkinud probleem. Oskuste tabel on selline hea, ütleme selline kokkuvõtete tegemistabel ka, et siin on ilusti teemad, mis teemal õpilastele neid ülesandeid on antud ja üleval on siis õpilaste nimed. Õpetaja on ka selles nimekirjas, kui on ülesandeid lahendatud. Roheline, kas siis heleroheline või tumeroheline, on selline, õpilasel läheb väga hästi, õpetaja ei pea sekkuma, ta saab ülesannetest lahendamisest aru. Oranž on selline, et võib vaadata, et kui läheb halvemaks, et õpilane tõesti hakkama ei saa, miks mitte sekkuda õpetajana ja konsultatsiooni anda, et kuidas see lahenduskäik seal käib. Aga kui õpilane saab juba aru, siis las ta pusib ja proovib. Punane on nüüd see, et õpilane ei oska ja vajab kindlasti õpetajat sellist abi, et iga selle kasti juures tekib ka jutu mulje, et näeb näiteks juhised pööra sellele õpilasele erilist tähelepanu. Valge tähendab seda, et õpilane ei ole veel piisavalt palju ülesandeid lahendanud, et eduteen suudaks välja genereerida, milline oskus tal on siis välja kujunenud, et kas ta oskab, on selline vahepealne või on hädas. Ja ütleme niimoodi, et ma ennast ei hakka avama. Ma võtan siit Pauli lahutamise teema, et klõpsasin sinna oranži ruudukese peale. Siin mul kuvatakse kõik need tehted, mis tal on valesti läinud, aga ma ütleks, et parema ülevaate võib-olla saab sellest, kui vajutada siia ülesande leht avada, siis ma näen, et milline on see ülesande teema.
jällegi täpsuse värvus, kui on roheline, siis ma pigem sinna sisse ei sekku. Kasutatud aeg, raskustaseme valik näiteks. Ja mitu korda ta on seda ülesannet teinud, et siin on näiteks 2 korda ülesannet teinud, läheks vaataks, et milline tal oli esimene variant. Esimesel korral tegi maksimumpunktid ja teisel korral lihtsalt siis võib-olla avas ja pani kinni, et ütleks, et väga hästi, et siin on isegi 3 korda ja on jäänud hätta. Täpsuse värvus ütleks niimoodi, et on jällegi oranž, võite vaadata, et kuidas õpilasel on läinud, punane kindlasti. Minge vaadake, kuidas te teda aidata saate, et siin näitab ära, et ainult üks vale vastus, aga ta on seda ülesannet esitanud 3 korda ja saate vaadata jällegi, et kuidas on läinud. Viimase esitatud tulemuste juures saate õpilasel muuta tema punkti tulemust, et kui näete seda vajadust, et kui ta ikkagi on kenasti hakkama saanud, miks mitte. Siin on isegi olukordi, kui õpilasel on üks eksimus 10 tehtest, et õpilane, kes on 10 tehet kõik õigesti teinud, saab 30 punkti, õpilane, kes on 1 tehtega eksinud, saab 30 punkti, et siis saate ise ka kas punkti maha võtta või mõnele jällegi motivatsiooniks punktikese juurde panna, et tekiks selline sära silma matemaatika suhtes. Aga ma ütleks niimoodi, et ega ma ei peaks seda tähelepanekut väga kriitiliseks. Tal olid kõik tehted õiged, välja arvatud üks, eks ole, et see on lihtsalt õpetajale tähelepanek, et mida vaadata, kuhu poole nagu suunata ennast. Nii, panen siit sulge. Ja õpetaja töölaua koha pealt ma ütlekski, et see on selline hea, lihtne, lühike ja kui räägime lasteaedade suhtes, et võib-olla sisukamalt ei olekski nagu vaja minna vaatama, aga ütleme siis kooli tasandil, miks mitte. Järgmine samm on see, et vajutada kas siia üles analüütika või õppetunni analüütika. Et aeg ja kellad 2, see õppetund siin, eks ole, on märgitud. Et mis me sealt näeme? Automaatselt on siit ülevalt võimalik rippmenüüst valida õppetund, kas kogu klass või siis kindel õpilane. Aga siin õppetunni juures on võimalik valida ka, et kas kõik õppetunnid korraga, et nad saadavad selline ülevaade. Täna me seda olukorda hakkamegi nüüd analüüsima, et mis millegist välja lugeda, näiteks sellist head lihtsalt. Kogu klassi vaates ma keriks kohe siit allapoole, mis on õpetajale kasulik, õppetunni progress, eks ole, et kuidas klassil läheb. Kui õpilasel on teemad käes, väga hea, kõik on tehtud. Hüüumärgiga õpilased, edutend pöörab õpetajale tähelepanu, et kuna siin tulemust ei ole, siis võiks suunata, et ole hea, mine lahendama. Kui ta saab vähemalt pronkstrofia kätte, siis muutub siia selline see roheline ring linnukesega tuleb ka talle. Kui juhuslikult täpsuse värvus on oranž, et tähelepanu õpetajale luua, et miskit on tal ülesannete lahendamisest tekkinud vigu, et siis võib ka juhtuda, et tal on hoopis see punane hüüumärk. See on lihtsalt selleks, et õpetaja saaks tähelepanu pöörata sellele õpilasele, et mis tal on läinud. Aga et karikas on käes, et siis peaks nagu korras olema. Sellest tabelist näeb õpetaja ka, et enam-vähem selles nädala ülesannetes, et näed, millised raskustasemega ülesanneid on valitud. Siin tundub, et ei ole ühtegi valikut tehtud. Nii oskuste tabel on samamoodi töölaual olemas. Ja mõtlen, kas siin allpool oli veel. Valime näiteks Pauli. Tahaks teada, et kuidas temal see õppetund läks, et kas saaks kuidagi teda motiveerida, et seda tulemust natuke paremaks saada. Täpsus on siin protsendiga ära ka määratletud. Ütleme niimoodi, et see täpsuse protsent, kui jääb vahemikku 70–90 on väga hea, aga kui ta hakkab sinna 70-st allapoole minema või 70 lähedale,
siis tundub, et õpilase jaoks on need ülesanded liiga rasked ja võib rohkem eksimusi tekkida. Kui aga see protsent läheb 90 ja kõrgemaks, siis need ülesanded on tema jaoks liiga lihtsad. Ja kui on näiteks need raskustasemete valik, miks mitte öelda talle, et teed uuesti see ülesanne ja valin raskem tase. Et siis tekib selline läbi raskuste tähtede poole ka, et ikka midagi õpib juurde. Tulemus, me näeme, et ta ei ole täistulemus saanud, eks ole, 660 punkti on täistulemus, aga temal on 495, mitu arvutust ta on teinud ja mis aja jooksul. Õppetunni progressis on jällegi selline hea ülevaade, kuidas need ülesanded on läinud. Kui kuupäeva ei ole fikseeritud, siis see ülesanne ei ole üldse tehtud. Ja kui isegi on kuupäev fikseeritud ja tulemus on 0, siis ta on lihtsalt selle avanud ja sama targalt kinni pannud. Ja igal pool, kus on näitanud, siis saab õpetajana vaadata, et kuidas see ülesanne on lahendatud. Kui ma võtan nüüd kõik õppetunnid ja jätan selle kindla õpilase, siis ma näen, et kuidas tal kogu nii-öelda lahendatud ülesannete peale on läinud, et mul oli kuskil 9 või 10 õppetundi nädala ülesannet avatud. Ja sama loogika käib ka nende, siin need täpsustulemusarvutused, trofeede kogumiku, näen, et mis ta on saanud. Sel nädalal on ta saanud ühe pronkstrofee ja ühe hõbekarika. Tema oskused on välja joonistatud, et millised väga head oskused ja millised keskmised oskused ja see on siis tabelina toodud ka seal õpetaja töölaual. Trofeede õppetundide kaupa võib-olla annab sellise hea ülevaate, eriti kui on klassivaade, et kõik õppetunnid ja kogu klass, et milline õppetund on tekitanud rohkem raskusi ja milline on selline edukam klassile, et siis siit saate sellise hea ülevaate või et mis kokkuvõtvad teemad veel teha ja õppetunnid, kui on näiteks kas trimestri lõpp või teema läbimine, miks mitte vaadata, kus ta saaks endal tulemusi veel parandada, võib-olla isegi alustada. Siin on 7% ainult õigesti vastatud. Kui on suletud, sulgudes selline märksõna, siis see tähendab seda, et kas ta on ajaliselt fikseeritud õppetund või on kontrolltöö, mida ta enam parandada ei saa. Ja see leegikujutis, see tähendab siis seda, et tal on määratud veel boonusülesanded. Ja kui õpilane on ülesanded lahendanud, siis fikseerib siin ka, et millal see viimati esitamise kuupäev on. Et sellised huvitavad vaated on õpetajale kuvatud siin analüütikas. Ja kui ma võtan kõik õppetunnid ja kõik õpilased, siis näeb jälle sellist klassivaadet ja hästi palju, mitmed tabelid kopeeritakse ka töölaualt. Ja ütleme niimoodi, et see trofeed õppetundide kaupa, et näed, kella tundmine on ikka selline nõrgem teema minu klassis vähemalt. Kuigi siin võib-olla on juba paremaks läinud. Ja nende trofeede koha pealt ütleks niimoodi, kui ma tahaks teada, et kui mitu õpilast siin seda pronkstrofeed kätte saadi, siis ma lihtsalt siin võtan need filtrid maha ja näen, et üks õpilane sai pronkstrofee ja panen need tagasi. Teised trofeed, et siis näeb sellist üldplaani. Et mis ma tahaks veel öelda, et tekitada õpilastele sellist põnevust või võistlusmomenti, et selline trofeede tabel, näiteks klassiruumi. Siin on küll nummerdamised, aga miks mitte paberkandjal panna õppetunni nimetus ja kui keegi õpilane on saanud endal trofee kätte, siis saate kleepida selle trofee kleebise või mingisuguse muu märgise tekitada ja võib-olla siis pinginaaber vaatab, et oi, et tema on juba ülesanded lahendanud, tulemus on kirjas, ma tahaks ka. Et motivatsiooni teemal või selline motivatsiooni tekitamise teemal on neid slaidiesitlusi siin Edutenis tugilehel kenasti olemas, et ma pärast näitan, viitan ka, aga jah, et isegi need trofeede pildikesed on seal olemas, kui soovite neid kasutusse võtta,
aga see on selline hea õpilastel võistlusmomendi tekitamiseks ja võimalus. Mida ma tahan veel näidata, kursuse statistika. Selle koha pealt me oleme saanud tagasisidet, et seda õpetajad pigem klassile ei näitaks. Selleks, et need õpilased, kes on hästi nõrgad matemaatikas, võib-olla nad vaatavad, et mul ei ole üldsegi lootust, et ma ei hakka neid ülesandeid lahendama, aga teile jällegi annab hea ülevaate, mis õppetund, kui palju on õpilasel lahendatud, kui on valge, siis see tähendab seda, et tulemusi staatus on 0% ehk siis ühtegi ülesandet pole lahendatud. Kui on helesinine, siis mingisuguseid vastuseid on ta sisestanud, aga ütleme, kui see staatus on üle 50%, siis ta on vähemalt pronkstrofee kätte saanud. Et siis siin selle tabeli järgi ongi võimalik vaadata, et kes õpilane peab rohkem tööd tegema ja kes on võib-olla mõned üksikud augud, et kes teab. Et selle analüütika koha pealt ma nii palju praegu räägiks ja esimese hooga, kui olete läinud tegema endale loonud uue kursuse, kui alustate eduteni kasutamist, siis võib-olla see kursuse nimetus ei ole jäänud korrektselt, selliselt nagu võib-olla pärast tahate muuta, siis kursuse seade annab sellise võimaluse, et kui ma siin väikse mingi muudatuse teen, lähen siia UA, vajutan siia salvesta, siis automaatselt siia ka muutub, et seda on õpetajad kasutanud. Õppetunni avalikustamisel tõstetakse see õppetunni automaatselt esile, see tähendab seda, et lipuka läheb külge, mina pole seda automaatselt sisse lülitanud, et pigem on see, et ma saan ise lipule vajutada. Saate jagada enda kursust ka enda kooli teiste õpetajatega ja siin on ka link olemas. Klassi tase 3 tähendab seda, et 3. klassi materjal, aga kui siia allapoole kerrides, siis siin on olemas selline võimalus, näiteks arhiveeri, alati arhiveeritud kursust saab uuesti aktiveerida. Näiteks 6. septembril on koolitus tulemas õpetajatele, kes juba on eduteni kasutamas, et tema arhiveerib eelmise õppeaasta kursuse ja loob uue, aga see kindlustab seda, et kui õpilane läheb eelmise õppeaasta kursuse ülesandeid lahendama, siis tulemusi ta enam muuta ei saa, aga lahendada saab. Vahet omanik annab sellise võimaluse, et kui tuleb uus õpetaja klassile, et siis ta saab jätkata sealt, kus eelmine pooleli jäi kustutamist, et kunagi ei soovita selleks, et siis enam neid tagasi ei saa. Neid infot, no näiteks kustutan kursusi, siis tagasi ei saa, pigem arhiveerida. Nimetähe peale vajutades oli siis õpilase vaade, eks ole. Minu profiili alt võib igaks juhuks vaadata, et oleks teil ikkagi eesti keel või siis inglise keel või mõni muu. Aga enamjaolt on eesti keel. Siis tugileht on selline, et kus on üldjuhend, on inglise keeles, aga siis help.ekool.eu lehel on meil eesti keeles ilusti olemas, mis me tahame ka siia ringi tuua. Kontrolltöö loomise juhend. Õpetajad saavad ka luua kontrolltööd, nagu ma eelnevalt juba mainisin, aga see on eraldi selline teema, et pigem ma suunaksin esialgu ikkagi minema seda teed pidi, et proovige neid õppetunde, mis on seal eduteni poolt pakutud ja pärast siis järgmisel sammuna, et kontrolltöö loomisega, et alati saate kirjutada eduten@ekool.eu aadressil. Trofeed printimiseks ja siin on ka siis need slaidid, mis võivad teile võib-olla kasuks olla märksõnadega, et kus miskit on võimalik leida või motivatsiooni, kuidas õpilastel tõsta. Siinkohal mul on tunne, et ma olen õpetaja nii-öelda vaates kõik läbi rääkinud. Kursuse loomine, õpilaste lisamine, töölauast olen rääkinud, õppetundidest olen rääkinud, sõnumi saatmine, analüütika ja õpilase nii-öelda vaade ka, et tegelikult on õpilasel niimoodi, et kui ta logib enda andmetega sisse, siis põhimõtteliselt on samasugune vaade, et ta ei pea kuhugi rohkem klõpsama. Kui ta on mitme kursuse vahel nii-öelda ülesandeid lahendamas, siis loomulikult siit saab ta selle valiku teinud. Nüüd tuli meelde.
ma lähen õpetaja vaatesse tagasi. Kuidas saab õpilast veel motiveerida? Miks mitte? Loome diplomid. Laen diplomid alla. Tuleb siia minu arvutisse, ma avan tausta, natuke läheb aega, kokku pakitud fail, ma võtan lahti Pauli ja siis selline valgel taustal komplektne selline või kokkuvõtete tegemise koht. Siin on miskit inglise keelde läinud, mida me peame tõlkima, vabandan. Selle me teeme parandame ära esimesel hetkel. Maris, me hetkel ei näe diplomeid. Te ei näe, selge. Selleks, et ma olen ainult ekraani jaganud või seda akent. Aga põhimõtteliselt, kui siit laadida alla diplom, siis kokku pakitud fail tuleb teile arvutisse, kus on iga õpilane PDF failis või on kõik õpilased ühes failis, et kas saate otsustada, kas prindite kõikidele õpilastele ühest failist need diplomid välja või saadate siis kas e-kirja kaudu või päeviku kaudu, et edastate õpilasele. Teine hea asi, vanema aruanne. Ma võtan sirjale, seda panen siit kinni. Ma valin siit näiteks Pauli välja. Majakujutis tähendab seda, et uudishimulik vanem on külge pandud. Siin on näha ka, et ma kenasti olen olemas ja õpetaja saab seda infot siin muuta, võib-olla lisada juurde, et mida oleks veel vaja harjutada või siis, et millest ta väga tubli on, et kindlasti salvesta nuppu vajutada. Ja tulemus on, üleval on ka, et nädala, 2 nädala või kuu vaates, et millist aruande perioodi soovite hõlmata ja et kas eelmine või järgmine, et siit saate kuupäevasid ka nagu valida või seda perioodi. Aga põhimõtteliselt lapsevanem postkasti lähebki sellest infost, et kes on see laps nimeline, õpetaja teade, kui selle aja jooksul on mingisugune tulemus saadud. Ma loodan, et seda akent te näete, vanema aruanne akent. Ja siis on ka tulemus nädalate vaates. Siin te näete, et suvi on kenasti olnud lapsel ja ajakasutus nädalate vaates, et vahest võib juhtuda ka, et õpetajal tekib dilemma lapsevanemaga, et lapsevanem ütleb, et mul laps on kogu aeg edutennis, aga et näed, miks siis tunnihinne näiteks on selline negatiivsem, siis siit saab vaadata, et mis on olnud tulemus ja mis on ajakasutus. Ütleme näiteks 1. jaanuaris on olnud hästi kaua kasutanud ja tulemus on ka väga hea, kenasti olemas. Et ei oleks midagi hullu. Saada kõik aruanded. Põhimõtteliselt seda nuppu vajutada siis, kui need õpilaste vanemad külge panna ja nii-öelda need aruanded ilusti ära sõnastada, et ka kui miskit soovite juurde lisada. Mina panen praegu sulge. Ja ma vaatan, et meil on ametlikult veel 15 minutit aega, et ma kasutaks seda võimalust, et võib-olla keegi koolijuhtidest või ütleme juhtkonnast on keegi siin koha peal ka, et kuidas temale see kasulikuks tuleb. Kui nüüd Eduteni hakkab kool kasutama ja toimub näiteks lepingu sõlmimine, ütleme niimoodi, et me kindlasti tahaks teada, kes on koolis see, kes saab statistika vaatamise õigused ja ka koolipoolselt administraatori õigused. Ta võib olla üks ja sama isik, nad võivad olla ka erinevad isikud. Et üldjuhul kooli õppejuht on tahtnud seda nii-öelda statistika jälgimist, et näed, kuidas õpilastel läheb, kes Eduteni kasutab. Kooli administraator saab sellised õigused, et rohkem kasutajatega mängimine ja kursuste loomine või näite kursuseid, näite õpetajaid, näite kasutajaid. Kooli statistika oleks siis selliselt, et saab fikseerida kuupäevaliselt, alguskuupäev, lõppkuupäev,
meil on täna 22. juuni. Vaatame, kes e-kooli meeskonnast on kasutanud Eduteni. Lähen siia allapoole, ma võtsin kõik kokku. Saab välja lugeda, et millise täpsuse protsendi, et kas on lihtsamad ülesanded valitud. Ütleme, see on jällegi selline hästi üldine info, aga et kui palju neid arvutusi on tehtud, mis aja jooksul, millised trofeed on kogutud nende klasside või õpilaste peale, kes Eduteni kasutab. Aktiveeritud õpilaste kontode koguarv on 80, meil on 100 lubatud, aktiivseid õpilasi on olnud 4 ja siin on mitu õppetundi ja mitu kursust on avatud ja mis see periood on, et 8 nädalat. Oskuste tabel tuuakse välja, et mitte nimeliselt, vaid enam-vähem mitu õpilast, et 3 õpilast oskab väga hästi korrutada. Et kes vajab veel harjutamist, näiteks kirjalik liitmine, lahutamine, korrutamine. Ja kui ma lähen veel rohkem infot, et lõpuks siin allpool on diferentseerimine, et see on siis kas soojendus- või boonusülesande lisamine ja üks õpetaja on aktiivne olnud 9. Ja tundub, et jah, 3. klass, mul enda lapsed täna aktiivselt ülesanded lahendasid. Kindlasti, kui see, kes saab statistika ja administraatori õigused siin Edutenis, siis oleme teinud eraldi veebikõne, lahti seletanud, et mis siit välja lugeda, et kuidas seda jälgida. Praegu, kui on üks nädal ainult seda tulemusi või et graafilisi vaateid, et siis võib-olla jääb selline natukene mitte ebamugavam, aga igavam vaade, et tehtud arvutusi nädalate vaates. Siit saab välja lugeda, et kui õpilane on teinud keskmiselt 200 arvutust või rohkem, siis Eduten kiidab selle väga heaks. Kui on vähem kui 200 arvutust, et siis jällegi ütleks, et võib-olla ei teki selline hea matemaatika ülesannete lahendamise käigus õppeprotsess, et kui natukene lahendada, siis kas midagi õpib juurde või matemaatika ikka on ju selline harjutada. Tulemusnädalate vaates, punktisumma, punktid ma ütleks niimoodi, et las nad olla, aga pigem ajakasutus, et kui nädala jooksul Eduten ikkagi soovitab 45 minutit, et võiks õpilane neid ülesandeid lahendada, siis siin on isegi toodud see piirang poole tunni peale, et kui ta saab poole tunniga ka hakkama, siis on väga hea, aga et see pool tundi on ikkagi see, kus ta võiks süveneda ja teha ja siis pingutada. Aktiivsusnädalate vaates. Siin me jälle suuname, et väga hea, kui kool kasutab Eduteni, et kõik need õpilased, kellel on need litsentsid ostetud, kooli poolt Eduteni litsentsid, et siis nad võiksid iganädalaselt aktiivselt kasutada ja need postid võiksid olla nagu ühekõrgused. Kui on kuskil mingisugune auk, siis tõenäoliselt on vaheaeg olnud. Ja kui täpsusnädalate vaates, siis siin jällegi saab vaadata, et kui ta jääb vahemikku 70–90 on väga hea, aga panete tähele, siin on näha, et läheb üle 90, läheb juba liiga lihtsaks need valikud. Ja kui näiteks täitsa alla kerida, siis jällegi näete sellist tabelit, et teie kooli kursused. Siin ma avan 3. klassi oma lahti ja siis näete, et kuidas neil selle klassil täpsemalt läheb, et põhimõtteliselt seesama, mis ma teile näitasin, kogu klass ja kõik õppetunnid, et miks mitte. See, kes statistikat vaatab või kokkuvõtteid teeb, et võib-olla ta saab suunata õpetajat, abistada või tähelepanu pöörata. Siin on rohkem neid mummukaid värvilisi, et lilla toon kasutab palju aega, oranž võib vajada ühendamist, punane, madal aktiivsus, et siis kindlasti õpilast motiveerida neid ülesandeid minna lahendama. Võib-olla õpilane ütleb, et mul kodus ei ole arvutit või internetti, et siis saab ju peale tunde ka neid ülesandeid lahendada.
Nii et selline hea ülevaade, et mõni koolijuht on meilt küsinud ka, et aga miks minul seda vaja on. Siis me oleme leidnud sinna sellise hea põhjuse, et kui näiteks kohalik omavalitsus maksab ja ta hakkab küsima, et kas koolis õpilased seda eduteni kasutavad, siis koolijuht logib ennast sisse, näitab, jah, kasutavad ja siis kohalik omavalitsus on ka rahul, et ei ole lihtsalt näiteks tühja läinud see keskkond. Praegu mul on tunne, et ma olen teile kõik kenasti ära rääkinud. Saan enda poolt öelda aitäh kuulamast ja loodan, et teil tekib huvi edutini kasutamise kohta. Siis saate meile kirjutada